ilusat pühapäeva hommikut. Aprill öeldakse olevat naljakuu ja 1. aprillil me teeme nalja küll. Aga kuidas meie huumorisoone ja naljast arusaamisega muidu välja näeb? Sellest ma tänase külalisega räägingi. Tere, Peeter Oja! Tere hommikust! Mis sulle nalja teeb? Viimased päris naljakad. Ma mõtlesin, ei aja nii naerma. Aga ajas naerma ETV kordab neid Louis de Funessi filmi Gendarm ja Fantoomid. Ja Louis de Funes on ikka väga on naljakas. Võib-olla noorematel ei aja see, aga minu meelest on ikka väga hea. Ta on väga eksentriline kuju muidugi ja ta on naljakas. Vot, ja jõudsimegi kohe nagu põhiküsimise juurde. Nii. Aga äkki ongi nii, et igal põlvkonnal ongi omad naljad. Ja kui praegu vanem põlvkond ütleb, et see, mida nooremad koomikud teevad, ei ole üldse naljakas, siis võib-olla nad ei peagi sellest aru saama. No ma just rääkisin, mäleta, mis väljaandele ma mõni aeg tagasi rääkisingi samal teemal, et ei, nii ongi, et muidugi, kõik mõjutab ju see ümbrus, ühiskond, arusaamad, tehnoloogia areng kas või ükskõik mis asi, nii et see on täiesti normaalne. See on nii, et ei ole ju imestada midagi, et noored ei tea, mis on tahvel ja kriffel, eks ole. Samamoodi sellest ajast inimesed tänapäevad ei oska midagi ette võtta, vaata. Ma mäletan ise, kui ma esimest korda, see oli Hispaanias aastaid tagasi, Barcelonas, läksin Apple'i poodi. Ja seal olid välja pandud siis Apple'i telefonid. Nad oli eraldi, see väljapanek oli juba teistmoodi kõik, nagu mitte nii nagu tavaliselt nuputelefonid, mul oli nuputelefon. Ma ei saanud midagi, ma vaatasin siin, ma ei saanud üldse aru, kuidas selline asi käib. Lihtsalt üks selline asi, plaat, ei nuppe ega mitte midagi. Palun väga, nüüd on nii harjunud sellega, et... No võt, kui me nalja juurde tuleme, et tegelikult sellest vist ei olegi eriti midagi, et erinevatele põlvkondadele meeldivad erinevad naljad. Aga mure hakkab siis, kui enam üldse naljast aru ei saa. Mure hakkab siis, kui muututakse kurjaks ja inimesed peavad hakkama valima sõnu ja kartma, et igasugune välja ütlemine toob tohutu tagasilöögi, toob millegi selle, milleks sa üldse valmis ei ole. Oled sa seda tajunud? No ma ei tea, ega see on ikka kaasa sündinud see naljast aru saamine, et kuidas see aju ehitus on, et kuidas mis nali, mis ta suures piires vast on see või inimene, kuidas seda vastu võtab, on ikkagi see, et talle tundub, et midagi on nihkes. Et mis ei ole nagu päris, et kuskilt, ja see jääb teda naerma, et kuidas selline, ma võin tuua selles mõttes näite enda pealtki või kui me tegime kunagi Kreisi raadiot, et mõned inimesed on ette heitud, me ise naersime. Meil oli see, üks asi oli improvisatsioon, aga see naer ei olnud sellepärast, et see on ka tajutav, et kas inimene itsitab niisama, eks ole, selline ebamäärane, või ta ongi naljakas, sellepärast sa ei saa aru, kuidas sulle selline mõte pähe tuli, et see ajab naerma. Iseenda mõttekäik ja kui teine veel seda nii-öelda pushib või edasi arendab, et see läheb nii käest ära, et see ongi naljakas. Nii et kõik see on ajuvärk, mis toimub. No kui sa nüüd neid episoodi Kreisi raadiost meenutan, siis ma eeldan, et see on sellest Kreisi raadio ikka päris algusaegadest, ehk siis Kreisi kui me raadiot tegime. No just nimelt, et Kreisi raadio sai ju Kukust alguse ja kui te juba televisiooni läksite, siis kaamerate ees tõenäoliselt tuleb natuke rohkem ette mõelda, mida te teete. No ei olnud ka nii hull meil ei olnud kunagi, ikkagi me mõtlesime ju välja mingid tegelased, mingid situatsioonid, aga kuidas see ja nimed, aga kuidas see edasi areneb, seda me ei teadnud ja kaamerate ees oli ka põhimõtteliselt samamoodi, mis kostüümid
olid ja seda sai ette mõeldud, aga ma mäletan esimene saade, kui me tegime, Rene Vilbre tegi ettepaneku, et nüüd võiks teles teha. Ja just äsja tulnud koolist noor režissöör, kellel oli kõik, peaks olema stsenaarium, ta ei saanud algul üldse pihti, et kuidas nii võimalik üldse midagi teha. Aga tema kiituseks peab ütlema seda, et andekas ja arukas ja fantaasiarikas inimene, ta hästi kiirelt kohanes sellega ja pärast ta tegi ikka nii mõnigi teleasi, mis pärast läksime laiali, mõttes, kuramus, see ei ole ikka, sellest vist ei tule mitte midagi. Ja Rene oskas teha, lõigata niimoodi, et täitsa oli isegi naljakas. No, ma olen kõrvalt näinud, kuidas te Kuku raadios, kus tehti ju põhiliselt otsesaateid. Et kuidas te seal Kuku raadios, te tulite lihtsalt tund aega varem kokku ja ega te väga palju kokku ei leppinud. See kõik sündis otse. Ei, mul on kodus isegi mingisugused kavad olemas, mis me oleme arutanud, et mis tüübid on, eks ole, intervjuu näiteks Eestimaaga oli, tuli praegu meelde selline, ma ei mäletagi, seal Eestimaa oli, stuudios oli Eestimaa ja siis me vaatasime pilte seal näiteks ja need me panime ikkagi enne, ega see nii hoobilt ei tulnud, need olid ikkagi rubriigid nii-öelda, et nii palju me valmistasime ette. Aga meil oli just see ka, et kui hakkas teema arenema, mõtlesime idee välja, et seda võiks teha, et sellised tüübid võiks olla. Siis ära rohkem räägi, ärme räägi ennast tühjaks. Et see oli väga oluline. No Kreisi raadiost on ikka päris tükk aega möödas. No jumal, terve veerand saa. Ja elu on väga palju teiseks läinud ja kui need tüübid tulid teil elust endast, oled sa vahest mõelnud, et kui peaks praegu Kreisi raadiot tegema, et kes oleks need tüübid, keda tänasest elust võiks sinna võtta järgi tegemiseks? Nii nimeliselt ega ei oska öelda, aga inimene oma olemuselt on ikkagi ju põhimõtteliselt paljus mõned on värvikamad ju. No värvikamad, vähem värvikamad, ütleme, mõned on sellised inimese tegu, millest saab kinni haarata, eks ole, millega ta tegeleb, kuidas ta mingit asja, mingit protsessi püüab juhtida, mis ideid ta välja käib, et need on ikkagi olnud, et lihtsalt need on kaasaegsemad selles mõttes, et mingis valdkonnas, mida siis võib-olla ei olnud, praegult on see valdkond, aga inimene ja oma tegudega jääb ju ikka ju samaks, samamoodi ta, sama ahne, sama rumal, sama tark ja nii edasi, nagu ta on olnud, on ta ikka edasi oma miinuste ja plussidega. Tahaksid näiteks kehastada Donald Trumpi, kes üritab maailma juhtida? Ma olen mänginud muuses. Me Janniga tegime etendust siin 10 aastat peaaegu tagasi. See on juba keerulisem selles mõttes, kui on konkreetne, et sa pead võiks päris järgi teha, et see on keerulisem, sest osad, siin on tehtud näiteks, mis Trumpi puutub, on ju tehtud teda järgi minu meelest päris hästi. Ja asi ei ole isegi konkreetsetes tüüpides, asi on selles ju, et kui värvikas, kui palju ta materjali annab, eks ole. Kas poliitikud üldiselt annavad materjali, et on nad naljakad, et me vihastame nende peale, aga võib-olla nad on naljakad hoopis? Ei, nii jällegi ka üldistada ei saa, aga poliitikutega on ju see asi, nad on rohkem nähtavad, nad on rohkem kuuldavad, see käib asja juurde. Kui nad ei oleks kuuldavad, nähtavad, siis neist ei ole ka midagi kasu. Ja igaüks, kes on rohkem nähtavam, kuuldavam, teeb ka rohkem vigu. Vähemalt see võimalus on, et ta teeb rohkem vigu. Ja sellepärast on muidugi neid, aga selliseid ikka tihtilugu on need inimesed, kes on, ütleme, kuidas ma ütlen siis, tähelepanu keskpunktis rohkem ükskõik mis valdkonnas. Nemad toovadki läbi oma oleku, üks vähem, teine rohkem, erinevate nurkade alt toovad sellised inimlikud nõrkused, rumalused, mis ongi naljakas tegelikult, absud,
ja selle pinnal saab ju teha ju mingit nalja ja ma arvan, et seda tehaksegi praegu. Ma mäletan, et üks tõsisemaid arutelusid selle üle, kas kõige üle võib nalja teha, käis siis, kui oli tõeliselt traagiline juhtum selle sajandi alguses, seesama 9.11, kui lennukid sõitsid kaksiktornidesse ja mõnda kohta veel ja siis USA-s väga kiiresti algas arutelu, et kas selle üle sobib nalja teha. Ja siis öeldi nii, et mida rutem me suudame selle üle nalja teha, seda kiiremini me selle raske tragöödia üle elame. Ma ei tea, see on ikkagi sellised, minu jaoks on küsitavad ikka sellised asjad nagu see, mis te prantslaste koomiksi ajakiri on, et kui asi läheb pungestatud, et nüüd peaks nagu nalja tegema iga asja üle. Ma küll ei leia, et holokaust, kui nüüd ajaloost lähemast võtta või ütleme punased meerid, kes tapsid üle 2 miljoni oma rahvast ära, eks ole, või ütleme Estonia katastroof või kas selle üle nüüd on vaja kindlasti nalja teha, on see naljakas või ma ei ole küll seda meelt, ja nali peab olema, tähendab need, kes teevad seda nalja, see on ikkagi tulema seest ja tal peab olema mingi orgaanika, et kui ta on pungestatud, siis ongi, keerad kanalit või paned ukse teatris või kuskil kinni ja lähed minema. Või sa ei taha sellise inimesega rääkida, kes iga hinna eest püüab seal kõike naljaks keerata. See on ju, vaatad nagu lollakas. Ahah. Ma tahtsingi küsida, et ega poliitikud üritavad inimestele meeldida või siis vähemalt meelde jääda. Ja üks võimalus on ju selleks osaleda igasugustes meelelahutusshowdes. Kui hästi see välja tuleb? Mul tuleb kohe film meelde Seenel käik, kus Raivo Eedamägi aastatud ka poliitik hüppas seal palliga ja võt, see on jällegi, tuhandeid kordi korranud, see on inimeses kinni, et kes seal on, sellisel juhul on ju näha, et oleneb, mis meelelahutus see on ja kuidas ta sellele pihta saab. Et kas ta mõjub loomulikult ükskõik poliitik või mitte, aga kui inimesel on hea jutt, jookseb hästi, tal on huumorimeel, siis teda on ikka meeldiv vaadata. Isegi tegelikult ka sellisel juhul, kui tal on huumorimeel ja oskab heas mõttes nalja visata, et kes ei ole, ütleme antud juhul minu mingi lemmik või ta ei kuulu minu valitude hulka, eks. Sa hakkad vaatama, et kuule, aga ta oli tubli seal, et tõele au andes ta oli tubli. Rääkides tõsiselt ka Eesti poliitikast, on see väga palju muutunud, on poliitikud muutunud, on tänased poliitikud halvemad kui eelnevad, keda me siin rohkem kui 30 aasta jooksul näinud oleme? Ma olen mõelnud sellise asja üle, ma ei tea, kas see on sellest, et siin ma proovin kuidagi ikkagi niimoodi, proovin vähemalt, kas see õnnestub, on omaette küsimus, olla objektiivne või enda jaoks, et arvestades seda, et aeg on muutunud, inimesed on muutunud kõik aga vaatamata kõigele vaatamata kõigele mul on siiski tunne, et siin aastaid, eriti kui Eesti uuesti vabaks sai, oli sellist tuumakust, oli selline, ta oli kuidagi, need poliitikud, ka need, kes ei olnud just minu reakandjad, nad olid sisukamad, neil oli baas. Ja neil oligi ka selles mõttes baas, et neil oli eriala, kõigil olid
erinevatelt erialadelt, kes antud olukorras olid nõus rohkem pühenduma poliitikale, et üles ehitada Eestit, võtta vastutus. Et seda on minu meelest vähem, tunduvalt vähem, kui seda üldsegi nii väga on. Ikka on jah, aga see ei ole ainult Eesti probleem, et kuidagi hästi pindmiseks ja vastutustundetumaks asjad muutuvad. No me näeme, mis seal, kuidas ameeriklased ei ole ka Trumpiga. See on ohtlikult masendav, mida ta teeb, kui nii süüdimatult käitub. Kui sa meenutasid seda Eesti taasiseseisvumise algusaega, et siis põhimõtteliselt see oligi ellujäämise küsimus teha õigeid otsuseid, aga ega praegu ei ole ju parem aeg. Et me vajame ka praegu väga poliitikuid, kes teeksid Eesti jaoks õigeid otsusest, sest ümberringi käib sõda ja olukord on ju enam kui ohtlik. No mitte ainult, et ei teeks õigeid otsuseid, vaid ka selliseid toekaid ja võib-olla ka kriitilisi otsuseid, sest keegi ju ei tea, kuidas asjad kulgevad. Ja see, et sellist tugevat liidrit, ükskõik siis kas riigijuhi näol või üldse, kelle sõna on hästi kaalukas ja kes suudab kokku viia oma sõna ja teo teiste abiga loomulikult. Neid on hetkel nagu ei näegi, on selliseid, väga palju on selliseid lehtsavasid, kes kergekäeliselt teevad, aga sellega on see ju probleem, et kannatavad teised inimesed. Kui sa oled ebakindel ja ei tea, mida sa teed, ja teed ainult mingisuguseid hommikusi käike, eks ole, sul tuli mingi mõte hommikul ja käid selle välja, et võt, teeme nii. Järgmine hommik on sul teine mõte. Ärme nii tee, teeme hoopis nii. Sul ei ole sellist... No võt, see ongi see, et tuumakus puudub, et puudub selline tugi, selline kuhu minna, see visioon, see milleks ma teen, kuhu ma lähen, mille pärast ma seda vastutust võtan. Jah, ma võin eksida, aga ma võtan selle vastutust, sest ma näen, et niimoodi on õige. Ja olgu see hetkeline selline, ütleme, kirurgiline sekkumine kuskil. Ma tean, et pärast seda toimub paranemine. Vähemalt see on loogiline, et nii toimuks, et ma teen selle pärast. Aga kui nii uisa-päisa, et lihtsalt plauh, nagu paljud asjad praegu käivad, siis see on ikka jube. Ja see katastroof on käes tegelikult. Ükskõik Ukraina või nüüd Iraan, Gaza sektor, et need piirid on nii ammu ületatud juba, et see kohati tundub, et see on normaalsuseks muutunud, mis on jube vastik. No me valime Eestile varsti uue presidendi. Et ma siiski usun, et poliitikud tahavad valida suurem osa neist vähemalt Eestile antud hetkel parimat presidenti, kuigi kindlasti on ka neid, kellel on mingeid muid huvisid mängus. Ma arvan, et enamus on ikkagi see, et kes on kasulikum või kes on, ütleme Eesti kontekstis, kuna presidendil mingi võim on ju ikkagi olemas, aga ikkagi olulisem on ikkagi see, kui sobilik ta on ja et see on ikkagi... No Eestil on olnud ka ja jällegi keerulistel aegadel, algusaastatel on ikkagi vaieldamatult on Lennart Meri see, kes vaatamata kõik oma iseärasustele oli ta ikka võimas, ta oli ikka vägev ja mitte ainult Eestis, teda kuulati ka mujal. Ja kes kindlasti sinna kõrvale, mina julgen küll väita, et Toomas Hendrik Ilves. Jällegi, me peaksime, kui me räägime poliitikutes ka, et peaksime suutma minu meelest lahus hoida, mis on muidugi raske. Inimeste iseloomujooned, tema käitumine ja see, mida ta teeb. Ja kui tema teod on nii kõnekad ja sellised ikkagi, isegi mõnel juhul epohhi loovad, siis nii on, et
see on nagu ütleme teatris. Ma tean, et paljud inimesed ei suuda, ta näeb mingit etendust, ütleme kas või televiisorist või filmist ja mingi roll on õnnestunud. Siis inimene jääb tihtilugu kinni sellesse rolli, et kui ta reaalses elus kohtub selle inimesega, siis ta võtab teda kui rollis, seda rolli, eks ole, ta ei näe, et tal on raske lahku lüüa need, et inimene ja roll. Vot poliitikas on põhimõtteliselt sama, et tuleb suuta lahutada need teod, ehk siis see roll, mis ta täidab, tema inimlike nõrkuste, seal on ka muidugi piirid, selge see, eks ole. Aga sellegi poolest on see ikkagi väga sest tihtilugu ju minnakse vaatamata oma halvale iseloomujoontele, halvadele iseloomujoontele, minnakse ajalukku ikkagi sellega, mida ta tegi, sellega minnakse, see väärtus ülejäänud pudeneb sealt küljest ära, jääb ainult kirjanikul ka, kedagi ei huvita see, et ütleme, kirjanik on kirjutanud igast ühte ja teist ja kolmandat, või ta on ühe tähtteose kirjutanud. Nii et ta ei pea kõigile inimesena meeldima, aga ta peab meeldima oma tegude poolest. See ei ole see meeldimise küsimus, kas meeldib või mitte, et siin tuleb meeldimine rohkem selline emotsionaalne teema, et siin tuleks kuidagi ratsionaalsemalt läheneda, et kui me teeme et kui me tõstame maksu, et milleks on hea, et mis on me võimuses seda maksu ohjata, eks ole, et kuidas see mõjutab üldist eluolu, et ega need on väga keerulised küsimused ju, ma annan täiesti aru, ma ei usu, et ükski poliitik on, kui me Eestist räägime, ega maailmas ka, et kes oma riigile tahaks halba, et inimesed elaksid halvemini. Tõstame maksu, et ütleme näiteks Juhan sealt Mustamäelt ei saaks vorsti osta. No ei ole selliseid poliitikuid, sest tal ei ole tulevikku. Aga kuna on mingisugune olukord, keeruline olukord, kus tuleb lahenduseks teha väga ebameeldivaid asju. Mina pigem hindan neid inimesi, kes on julgevad seda teha, kui need, kes kritiseerivad ja lipitsevad ja pärast võib-olla tõesti, kui ta saab ka võimule, teeb seda teistmoodi või keerab midagi tagasi, mis kokkuvõttes on kahjulik. Nii et see ei ole lihtne, nii et mis poliitikutesse puutub, siis nad on nii nagu nad on, aga on seal ka väga palju inimesi, kes on sellised vastutustundlikud. Palju sind on poliitikasse meelitatud? On küll, aga see ei ole minu rida. Meil on veel üks huvitav uus tegelane ja tõenäoliselt väga palju meie elu määrav tegelane, see on tehisaru. Oled sa proovinud juba, et kui hästi ta naljast aru saab? Ei, seda ma ei ole. Ei, seda ma ei tea. Ma arvan küll, et ta mingid asjad võib-olla kuskilt netiavarustest toob sinu ette, aga ma olen kasutanud küll teda näiteks reiside planeerimiseks. Ja mina olen ka väga hästi planeerib. Väga tubli selles mõttes, muidugi tuleb kontrollida ja eks ta bluffi ka, net on ju täis igasugust jama ja tehisaru poolt tehtud ja mingid valed uudised ja kõik, eks ole. Ja jooksis läbi selline uudis, ma ei mäletagi kus kas Facebookis või kuskil, et Poola president on nõus minema enne valimisi siis Ungarisse, et toetada Orbanit. Ja siis ma lõin sisse, et kuule, et kas see on tõsi, et selline asi on, et sõidab toetama Poola president Orbanit. Ei, minu teada küll ei ole, sellist niimoodi ei ole ja et Andrzej Duda küll ei kavatse praegult sõita. Siis ma kirjutasin talle vastu, et praegult ei ole Duda, kullamees ei ole president, vaid Navrotski. Mis ta vastu, jah,
sul on õigus, Duda oli enne teda ja aga sellegipoolest ei ole kuulda Navrotski. Saad aru, et aga tal on tore ju see, et ta ei solvu. Ja ta on sinuga alati ühel poolel. Aga järelikult ta kontrollis ära selle, et Duda ei ole praegu president. Et Navrotski on, ja õige, sul on õigus. Aga ei, tehisaru, no vaata, iga asi, mida inimene välja mõtleb, no seda peab ju, sellega peab arvestama, et on plussid ja on miinused, noh. Et kas või kõige lihtsamatest asjadest. Inimene mõtles kunagi välja noa, eks ole, ora, sellega saab väga hästi liha lõigata näiteks. Aga saab ka kurja teha teise jaoks. No. Nii et kuidas sa seda kasutad, aga inimene kipub tihtilugu kasutama seda halbadel eesmärkidel. Kahjuks on see nii. Aitäh, Peeter! Ilusat pühapäeva sulle! Ilusat pühapäeva kõigile! Ja ilusat pühapäeva!